Tere hommikust! Mina olen Airi ja olen täna siis siin, et teiega rääkida lähemalt, et kas teie ettevõte on tulevikuks valmis ja tänan, et olete registreerinud ja aitan siis Squalios nii-öelda erinevatel ettevõtetel ja tööstusharudel läbi viia erinevaid auditeid ja riskihindamisi ja tugeväärlise juhtimise strateegiaid ning kui teil on soovi pärast webinari antud teemadest, ma praegu ütlesin, või webinari teemadest lähemalt rääkida, andke teada ja kindlasti salvestage minu kontakt ära, et siis saame lähemalt ja rohkem suhelda. Aga alustame siis meie webinariga ja räägime siis tulevikust, et mis on siis need 5 kõige olulisemat tehisintellektiga seotud riski, mis meil on tegelikult täna juba teada. Nendeks on kliendiandmete kaitse, shadow AI, tehisintellekti seadus ja muud regulatsioonid. Kliendiga suhtlev tehisintellekt ja deepfakes ehk siis otsetõlke süvavõltsingud, kõik need riskid nõuavad hoolikat kaalumist kui ka juhtimist, et tagada tehisintellekti tehnoloogiate vastutustundlik ja eetiline kasutamine. Milline on shadow AI varjatud maailm tänapäeval? Tunnete end justkui pimeduses olevat, aga kas seda tunnevad ka teie töötajad? Antud keelud on tänapäeval veel ebaefektiivsed ja vägagi kallid ja kulukad. Shadow AI ehk varjatud tehisintellekt viitab tehisintellekti tööriistade ja rakenduste kasutamisele organisatsioonides ilma IT-osakonna otsese järelevalveta või heakskiiduta. See nähtus on sarnane varjatud IT-ga, kuid keerukam ja potentsiaalselt suuremate turvariskidega. Generatiivne AI ei ole ainult ChatGPT, Google Bard või Copilot. Uuringud näitavad, et kuigi paljud ettevõtete juhid tunnistavad tehisintellekti tähtsust ja potentsiaali, on nende teadmised organisatsioonides kasutavate spetsiifiliste tehisintellekti tööriistade ja lahenduste kohta sageli kahjuks vägagi piiratud. Juhid mõistavad paremini juba, et tehisintellekti eelised strateegilisel tasandil, näiteks kuidas muuta ja tõhustada ja vähendada kulusid ja tõsta konkurentsivõimet. Sageli, aga kahjuks nad ei tea, milliseid konkreetseid tehisintellekti tooteid ja teenuseid nende enda töötajad nende saavutamiseks kasutatakse. Tehisintellekti tööriistad tänapäeval on vägagi kasutajasõbralikud ja kergesti kättesaadavad. Need on tööriistad, mis on saadaval meile kõigil internetis, mis aitavad siis innovatsiooni ja töötajate loovust suurendada. Neid on lihtne osta ja üsnagi taskukohaste hindadega. Pole vaja erilisi tehnilisi oskusi ja ei piira nad konfidentsiaalsete andmete töötlemist. Töötajad saavad neid katsetada ja leida tõhusaid lahendusi oma igapäevastele tööülesannetele. Samas kaasnevad nendega kahjuks mitmed riskid, nagu näiteks siis turvahaavatused, andmete killustatus ja vastavusnõuete rikkumine. Kontroll on tegelikult olemas täiesti käeulatuses. See protsess on küll keeruline ja kulukas ülesanne piirata siis tehisintellekti kasutamist, kui ei hoolita nii-öelda tööriistade kasutamise halduskeeldudest, eriti kui need tegelikult ju tõstavad töötajate enda tootlikkust. Kontrollimiseks tuleks aga siiski keelata ühendused väliste võrkudega. Tuleb läbi viia meetmed, et konfidentsiaalne info ei saaks lekkida. Koostada tuleks lubatud veebisaitide nimekiri, rakendada neid reegleid nii kohapeal kontoris kui ka kontoris eemal olevatel seadmetel. Mis siis oleksid aga lahendused? Hinnata tuleb olemasoleva tehisintellekti kasutust, pakkuda riskiteadlikkuse kui ka tehisintellekti kasulikkuse koolitusi, rakendada mõistlik kasutuspoliitika ja koostada digitaliseerimisstrateegiaid antud valdkonnas. Kontrollitud kasutamine ja abivalmis poliitika on parim viis shadow AI-ga toimetulekuks. See aeg on käes ja et jääda ja parem on, kui kõik teavad sellest ja kõik teavad, kuidas sellega ohutult töötada. Kui me räägime tänapäeva uutest vestlusrobotitest, mõtlete, et mis võiks valesti minna. Tehisintellekt muutis vestlusrobotite toimimisviisi ja AI chatbot on tänapäeval kõige tavalisem kasutusjuht klientidele, mis on suunatud tehisintellekti juurutamiseks. Ehe näide on elust enesest meile endale kõigile tuntud ettevõttest TPD ja selle vestlusrobotist, mis juhtus siis antud TPD-ga. Nende vestlusrobot hakkas lõpuks tootma ettevõtte kohta solvavat informatsiooni. TPD vestlusrobotid on ettevõtete kritiseerinud pärast seda, kui üks klient, TPD klient siis suutis tehisintellektiga manipuleerida. Kõik sai alguse sellest, et kliendimeeskond leidis kadunud
saadetise ja märkas, et vestlusrobotid ei anna nendele kasulikku teavet ja nad mõtlesid, kontrollime, mida robot teha saab ja veensid teda lõpuks TPD teenuseid kritiseerivaid haikusid kirjutama. Pärast juhtunut keelas TPD edasiste probleemide vältimiseks mõned vestlusroboti funktsioonid ilmselgetel põhjustel. Kuid mis on siis tehisintellektiga seosnevad manipuleerimise riskid? Et neid vältida, asetage turvalisus prioriteediks. Kasutage usaldusväärseid allikaid, vältige tasuta tööriistu, eriti kui teie tehnilised oskused on piiratud. Rakendage pidev jälgimine, küsige arendajatelt testimist ja peamine, olge valmis võimalikeks probleemideks. Kui juhtelementi pole rakendatud, saavad pahalased manipuleerida teid läbi avalikult kättesaadavate tehisintellekti tööriistadega. Tasuta tööriistadel pole palju juhtimisvõimalusi. Kahjuks on see teema siiski veel nii uus, et ka IT-mehed tänapäeval ei oska seda veel õigesti juhtida ega sellele jälile jõuda. Selleks on vaja tänapäeval väga tuntuid ja ekspertiisikaid eksperte. Teie ettevõtte maine ja andmete vargus tehisintellekti tööriistade mõjutab kogu teie organisatsiooni avalikku mainet, võides varastada konfidentsiaalset teavet, simuleerides konfidentsiaalse teabe vargust ja võib varastada ka andmemudeli treenimisandmeid. Need on teie enda hallatavad mudelid, mis peavad olema nõuete kohaselt turvatud, mitte kolmandate osapoolte teenused. Avalikult ja tasuta saadaolevate teenuste kasutamisel võivad teie andmed olla ohus, ehk sellele võivad kõik teised ligi pääseda. Osad avalikult saadaolevad teenused kasutavad kõiki teie andmeid koolitamise jaoks, mis aga mõjutab teie enda konfidentsiaalsust. Kõik on tehisintellekti manipuleerimisele tänapäeval haavatud. Võidakse omada erinevaid kavatsusi, millest meie tegelikult üldse ei teagi ja seeläbi saavad kurjategijad läbi viia nii-öelda oma strateegiaid ja lõpuks luua nii-öelda oma tasuta tehisintellekti tööriistad. Kas tehisintellekti seadus loob korra? Määrus on juba heaks kiidetud Euroopa Liidu poolt ja organisatsioonid peavad järgima Euroopa Liidu tehisintellekti seadust alates 2025 aasta veebruarist. Tehisintellekti seadused, mis jõustuvad, on esimene seadusandlik akt maailmas, mis reguleerib tehisintellekti tehnoloogiaid. Eesmärk on tagada tehisintellekti ohutu, eetiline ja vastutustundlik kasutamine. Tehisintellekti seaduse põhinõuded, mis tulevad, on karmid, lubatud, reguleeritud ja keelatud kasutused. Piiriületavate regulatiivse arbitraaži ehk vahendustegevuse kasutamine ei ole lubatud. Rakendatakse õiguslikke küberturbenõudeid, nõutav on klassifitseerimine ja nõuetele vastav sisemine arvestus. Vastavuse mittetäitmine võib tuua kaasa kuni 7 miljoni euroseid suuruseid trahve. Kui me räägime siis küberturbenõuetest, siis baas küberturbe juhtimine peab olema teil paigas. Tõendatus tähendab, et juhtimisstruktuurid peavad olema ametlikult kehtestatud. Täiendatud kontrollid tehisintellekti järelevalveks peavad olema paigas. Kõrge riskiga mudelite kasutamine seab suuremaid vastutuse nõudeid. Nagu näete, et seaduses ei ole ainult juriidilisi nõudmisi, vaid on ka küberturvalisuse nõudeid. See eeldab, et te olete juurutanud põhiprotsessid ja poliitikad ning ka mõned tehisintellektiga seotud poliitikad. Kõik kehtivad küberturvalisuse regulatsioonid nõuavad siis kolmandate osapooltega seotud riskide juhtimist. NIS2, DORA, AI, paljud teised teenused, teie vastutate antud toote eest, mitte kolmas osapool ei vastuta, kui ta teile midagi tarnib. Kolmandatele isikutele suunatud rünnakuid tuntakse tänapäeval ka tarneahela rünnakutena. Oleme siia slaidi juurde lisanud ka ühe artikli, mis siis ühe lingi artikliga, kus on artikkel küberturvalisuse teadlaste kohta, kes siis avastasid tehisintellekti kui teenusepakkuja Replicate kriitilise turvavea, mis oleks võinud võimaldada volitamata juurdepääsu patenteeritud tehisintellekti mudelitele ja tundlikule teabele. Pilveturvafirma antud hetkel 5
viisi poolt siis tuvastatud haavatavus tulenes AI mudelite pakkimisest vormingutesse, mis võimaldavad suvalise koodi täitmist. Seda viga oleks saanud ära kasutada rentnike üleste rünnakute sooritamiseks, kasutades pahatahtlikku mudelit. Pärast webinari jagame teile ka salvestusi kui ka neid slaide ning siis saategi antud lingile paremini ligi ning saategi lähemalt lugeda, mis tegelikult siis seal juhtus ja täpsemalt juhtus. Aga deepfakes ehk süvavõltsingud, mida nad endast kujutavad? Nad kujutavad endast märkimisväärset ohtu, kuna tehnoloogia on laialdaselt kättesaadav. Süvavõltsingute kasv on suurenenud ja neid on raskem tabada. See on siis viis, kuidas pahad tegelased kasutavad tehisintellekti teie enda raha varastamise jaoks. Populaarsem juhtum on näiteks võltsvideo teie ülemusest või kõne teie ülemusest, kes soovib kiiresti, ruttu, et tehke ära üks ülekanne. Et see on väga kiire, ei ole aega mõelda ja automaatselt te teete selle makse ära nagu. Ja tehisintellekt pakub siis pahalastele võimalust luua täiesti realistlikke hääli ja videoid. Need on nii realistlikud, et ei jõua lihtsalt tuvastada, kas see on võlts või ei ole võlts. Kahjuks praegu tänapäeval ei suuda ükski tehnoloogia veel võltsi reaalajas tuvastada. Deepfakes ehk siis süvavõltsingute tuvastamine on tänapäeval väljakutse, kuna nagu ma ka mainisin eelmises slaidi juures, et puuduvad tehnilised vahendid, mis suudaks seda kõnet või videot esitamise ajal reaalajas tuvastada. Kurjategijad kasutavad seda kahjuks enda kasuks ära ja tuvastamine nõuab väga palju spetsiifilisi oskusi. Aga kuidas siis leevendada deepfake'ide ehk siis süvavõltsingute ohtusid? Mõnedeks näideteks on järgida rangeid sisemisi protseduure, kasutada kahefaktorilist autentimist, iseseisev faktide kontrollimine, juhtkond sealjuures peab vältima sisemiste poliitikate ja protseduuride ületamist. MFA on mõnedel juhtudel väga hea kaitsemeede. Mida pakume näiteks meie Squalios? Meie lahendusi ja teenuseid, meie pakume siis selliseid, meie kohta võikski isegi öelda, et me pakume ulatuslikku tehisintellekti, küberturbe, infrastruktuuri, lahenduste komplekti, andes klientidele täieliku toetuse lahenduste arendamise jaoks kogu teie teekonna vältel. Nendest mõned oleme siia slaidile ka välja toonud, näiteks nagu on siis Copiloti Head Start, Copiloti turvalisuse valmisoleku hindamine, GenAI in a box, GenAI poliitika kujundamine, Microsoft Azure OpenAI rakendamine, Shadow AI hindamine, Fabric in a box ja nii edasi. Neid teenuseid on meil veel ja veel. Võtke ühendust ning me räägime nendest lähemalt, kui miski teid huvitab. Kodulehel on samamoodi olemas kõike välja toodud. Mida võiks veel lisada siis Squalio kohta, et Squalio kohta võiks tegelikult isegi väita, et usaldusväärsus kohtub innovatsiooniga. Lisaks nimetatud teenustele pakume ka litsentsimist meie kaudu, IT-varade haldust, infrastruktuuri, küberturbe ja tehisintellekti tipptaset. Nii et võtke aga julgelt ühendust. See oli siis meie tänane webinar, saime selle kiirelt läbi võetud ja läbi räägitud, et loodan, et saite ka targemaks, et täna tuleviku tarbeks, et tehisintellekt on küll siin, kuid sellega on väga palju ohtusid tänapäeval kaasas. Meil on vaja olla meil peavad olema paigas protsessid, kindlad reeglid, et ei juhtuks midagi, mida hiljem on väga raske tagasi võtta. Kui teil tekkisid küsimused meie webinari kohta, kui soovite rohkem teada, siis küsige need küsimused julgelt ära. Vastused saadame teile hiljem koos siis kirjaga, kus on olemas ka meie siis webinari salvestus ja seal vastame ära ka teie küsimustele. Ja muidugi, kui te tahategi isiklikult lähemalt rohkem rääkida, siis kindlasti võtke minuga ühendust. Minu kontaktid on olemas, on antud webinaril, kui saadame selle lingi endale. Ja saamegi siis lähemalt rääkida. Ja omalt poolt siis mina tänan teid, loodan, et kasutate tehisintellekti turvaliselt ja soovin teile kõike head ning kindlasti hoidke meie tegemistel silma peal. Aitäh teile!